Isa, me täname sind, et ka nende oma inimlike piiratud meeltega sa annad meile kogeda ennast. Aitäh, et sa teed seda läbi sõpruste. Aitäh, et sa teed seda läbi osaduse siin, aga sa tuled ja puudutad meie vaimu. Nii nagu ei keegi teine, nii nagu ei miskit muud. Ja sellepärast me palume, et ka praegu siin sinu imeline vaim looks taas midagi uut. Me näeme läbi su sõna, et kus iganes su vaimul on antud vabadust, seal sünnib midagi uut ja värsket, lootusrikast, aga üle kõige Jeesuse nimele austust toovat. Tule ja tee seda täna siin meie keskel, oma imelise nime läbi ja oma imelise nime auks, Jeesus. Amen. Amen. Olge head sõbrad, võtke istet. Ja kui keegi tunneb vahepeal, et on vaja kosutust, siis seal on head külma vett, piisab nupule vajutamisest. Ma üldse ei arva, et see oleks kuidagi lubamatu, kui keegi liigub vahepeal saalist ära, nii et kui on tarvis, siis liikuge. Aga kuulge, enne kui me oleme sõna juurde, siis ma annan vähemalt osa tervitused edasi. Absoluutselt kindel on see, et midagi ikka jääb kuskilt vahele ka, aga ma alati ütlen, et kõik need tervitused, mis mulle meelde jäävad, need ma annan edasi. Aga ma tean, et kindlasti anti tervitusi Võrust, Suure-Jaanilt, Tõrvast, Valgast, Koerust ja kindlasti veel mõnedest kohtadest. Ja teate, aeg-ajalt, kes on minu põlvkonna inimesed, kas teil tuleb meelde, kunagi oli selline multikas, see Potsataja multikas, eks ju, ja seal olid need puamadu ja elevant ja siis küsiti ka, et kus siis need tervitused on. Aga teate, mida kauem me siin maa peal elame, seda rohkem me saame aru, kui olulised need tervitused on. See tähendab seda, et on inimesed, on kogudused, kes mõtlevad meile, kes palvetavad meie eest ja samamoodi meie oleme liidetud nendega ja kanname neid palves. Ja kanname neid oma mõtetes ja tegelikult see on nagu nii suure tähendusega. Ma ei tea, kui keegi nägi, siis ma tegin Facebooki postituse sügavmõttelisest mootorrattaketist. Aga see kuidagi tõesti oli selline klikk. Ma sain külastada see nädal paljusid kogudusi. Kuna ilm oli nii hea, siis sõitsin sikliga, just mõtlesin sellele, et see üks väike keti lüli, see on selline tühine metallijupikene. Kui see kusagil sul kodus on, siis tõenäoliselt viskad minema, et see segab siin ja määrib midagi ära. Aga kui see üks lüli läheb teise lüli külge, järgmise lüli külge ja sa paned selle õigesse kohta, siis vähemalt selle minu mootorrattal see 1000 kuubikut veab selle tagumise ratta ringi ja sul on võimalus sõita, liikuda, näha. Ja samuti on me inimestena, kui me oleme oma vahel seotud, sellepärast me õnnistasime täna 4 inimest kogudusse. Me näeme seda Uues Testamendis, et vaatamata meie pööraselt individualistlikule ajale ei ole Jumal kunagi mõelnud kristlaseks olemist, sellist eraldatud üksi olemist, vaid alati teistega koos. Ja samamoodi, kui me vaatame Uue Testamendi kogudusi, siis me näeme ka seda, et see on olnud Jumala muster ja tema mudel. Et me ei ole kuskil üksikul saarel, hiilgame ja särame või siis kustume ja sureme, vaid me tegelikult oleme loodud üksteisega koos olema. Ja tegelikult augustikuu on nii äge, Jumal saadab siia erinevatest kogudustest nii kihvte ande. Klaus Müller järgmise nädalavahetusel, kui Jumal lubab, siis 17. august on siin meie palvepartner koguduses, Sioni koguduse pastor ja nemad oma muusikutega, siis ma tean, et kuu lõpus tuleb täiesti maailma teisest servast, Fääri saartelt, Jogoman, väga kihvt jutlustaja, kes Lootuse aeg festivali juhib, et väga erinevad annid ja kihvt on näha neid inimesi, aga tegelikult alati need inimesed esindavad ka midagi unikaalset, mida Püha Vaim on andnud mõnele kogudusele ja see on oluline, et me seda nagu märkaks, seda nii-öelda downloadiks endale alla ja hoiaks kinni siis sellest ketilülist, et vedada selles maailmas seda Jumala väge igapäevastele maanteedele. Nii, aga see oli sissejuhatus. Ja küll me ükskord lõpetame ka, Madis, on ju nii. Täna jutluse aluseks on selline kirjakoht. Mõned on seda kotti näinud, see on selline auklik räbal. See oli siis aprillikuus, kui Ines juba teab seda kotti, muidugi. Sellepärast, et kui oli meie Koguduste Liidu aastakonverents, siis ma läksin välja, hakkasin õhtul autoga koju sõitma ja vaatasin, kõlab nagu armastus 3 apelsini vastu, mina juba eemalt vaatasin, et mingi mis läbuse mul on sinna auto nagu väljapoole kapoti servale pandud ja lähen ligemale ja kahtlus ei vähene, sellepärast, et mingid kivid on seal laiali ja
siis kui ma päris lähedale jõudsin, ma sain aru, et ei olegi läbu ega kivid, vaid hoopis oli üks paberikott, mille sees olid teate mõnusad glasuuritud pähkliga kommid. Aga kuna see kingituse kott üllatus oli mulle pandud sinna klaasi vahele kojameeste juurde, siis naaber Varesed olid ka selle ära registreerunud ja olid käinud ja selle koti juba katki nokkinud ja kõik need head mõnusad glasuuritud pähklikommid laiali tassinud. Nii et mina eemalt vaatasin ja küsisin enam-vähem, что за бардак вообще такой здесь, mis korra lagedus see siin selline on. Aga teate, meie eludes võib vahest juhtuda just nii, et Jumala kõige paremad õnnistused, tema kõige paremad mõtted ja plaanid võivad minna peaaegu et kaduma, võivad mingil hetkel meie elus peaaegu tunduda segadusena, korralagedusena ja kui me hoolega neid hetki tähele ei pane, siis on see, et ma panen kojamehed tööle, et pühin need asjad minema ja sõidan edasi ja tegelikult ei teagi, et Jumal oli midagi erilist minu elus plaanitud. Ja siis me lihtsalt ütleme nende asjade kohta, et ega siis ükski heategu ei jää karistuseta või kõik peabki minema lõpuks nii, nagu ta minema peab või maailm ongi ebaõiglane paik või me tsiteerime veel mingeid nii-öelda kirjakohti, mida tegelikult piiblisse kirja pandud ei ole. Ja läheme märkamata, et Jumal tahtis meid õnnistada, aga samamoodi ta tahtis meie kaudu õnnistada inimesi meie ümber. Ja sellepärast ma täna tahan sind natukese kutsuda kaasa mõtlema ja kuulama eelkõige püha vaimu. Mind pead ka kuulama, mikrofon on päris kõvasti, aga eelkõige kuulama südames püha vaimu ja vaata, kuhu poole püha vaim sind ka selles jutluses juhib ja viib. Et mis on need mõned konkreetsed märksõnad, mida ta tahab sinu elus värskendada, nii nagu Madis ütles siin, võib-olla mille peale ta tahab ka vajadusel sõrmega panna, et korrigeerida ja parandada. See ei ole kunagi sellepärast, et näidata meile koht kätte siin maa peal, vaid kui Jumal meid korrigeerib ja parandab, siis sellepärast, et ta tahab meile näidata koha kätte taevas. Et me jõuaksime eesmärgile, et me jõuaksime meile pärale ja me ei jääks kuhugi poole tee peale. Kuidas siis käituda nii, et Jumalast antud kingitused ja tõotused ei jää lihtsalt kauniks mälestuseks ja unistuseks, vaid tegelikult edasi viivaks väheks ja õnnistuseks? Kuidas elada nii? Ja ma tahan teiega koos olla täna ühes Jumala sõnas, mis on nii äge lugu. Ja tõesti, see on natukese nagu selline lugu, see on Apostlite tegude 20. peatükk, sa võid juba selle üles otsida. See on üks väikene lühikene lõik Pauluse hüvastijätu kõnest efeslastele. Ja täna, aitäh, ülistajad, see viimane lugu ju tegelikult samamoodi tsiteeris palvet Efesuse kirjast. Et meil oleks vaimus ilmad, et me näeksime, kui lai ja kui sügav ja kui vägev on see Kristuse armastus. Aga see tekst, ma kuidagi lugedes seda, selline kiusatus oli, et sellest võiks jutlustada tundide viisi, see on nagu, võiks öelda, see on nii hea resolutsiooniga taevane tekst, et seda sa võidki nii-öelda ainult suumida ja ta ei lähe piksliseks ära. Sealt sa võid näha väga erinevat detaile, nii et mina täna koos teiega suumin ainult võib-olla ühte väikest serva sealt. Aga selles tekstis on tegelikult nii palju, mida püha vaim prohvetlikult räägib, siin on nii palju juhtimistarkust, siin on nii palju koguduslikku toimimistarkust. Aga loeme siit Apostlite tegude 20. peatükk ja alates 27. salmist. Paulus ütleb siin, aga tegelikult ju püha vaim Pauluse kaudu, sest ma ei ole midagi teie ees salajas pidanud, vaid olen teile kuulutanud Jumala kogu tahtmist. Seepärast pange tähele iseennast ja kogu karja, kelle ülevaatajaks püha vaim on teid pannud, et te karjasena hoiaksite Jumala kogudust, mille ta on andnud iseenese vere läbi. Mina tean, et pärast minu äraminekut tulevad teie sekka julmad hundid, kes karja ei säästa ja teie eneste seast tõusevad mehed, kes moonutavad tõde, et vedada jüngreid eneste järele. Seepärast valvake, pidage meeles, et ma 3 aastat ööd ja päevad ei ole lakanud pisara silmil iga üht-teist manitsemast. Ja nüüd annan ma teid Jumala ja tema armusõna hoolde. Temal on vägi teid üles ehitada ja anda teile pärand kõigi pühade pühitsetute seas. Amen. Igaks juhuks ütlen, praegu lugedes seda teksti, kui Jumal ei taha teisiti, mul ei ole plaan kuskile lahkuda. See ei ole kuidagi seotud sellega, vaid kuidagi see tekst on olnud sellel nädalal minu enda sees, kõnetanud mind ja puudutanud mind. Ja ma tahan koos teiega sealt mõnda asja vaadata. Ühest küljest Efesuse kogudus asetus väga võimsas kohas. Kes tahab natukese rohkem infot, loomulikult on internetist võimalus otsida.
head eestikeelsed videod Efesose linna, Efesose koguduse, Efesose kirja kohta leiad sa kõrgema usuteadusliku seminari kodukalt ka väga head väikegrupi materjalid, mida saab kasutada. Aga Efesos oli tegelikult selle Rooma impeeriumi võiks olla 3. linn. Rooma, Aleksandria olid suuremad ainult, Efesos oli 3. Hiilgeaedadel 250 000 inimest, see oli tolles maailmas ajastus, see oli pöörane logistika, see oli võimas linn ja Jumal seal, keset totaalset rahvaste paabelit, kuna Efesos oli sadamalinn, siis seal oli tõesti, vist ei ole keelt, mida seal ei räägitud. Samamoodi seal oli tohutud ebajumala templeid, kõik võimalikke kultusi. Kõige võimsam ja kõige suurem oli Artemise tempel, mis oli üks 7 maailma imest tollel ajastul. Ja see oli tõesti ehitatud nii, et öeldakse, et mitmendat iganes korda sa sinna sisse astusid. See tempel ei väsinud sind üllatamast ja tekitamas seda tunnet, et mis elav Jumal, siin selles templis ongi see põhivärk ja põhiasi. Efesose kogudus ise tegelikult oli ju ka väga unikaalne. Kogu Pauluse teenimise jooksul, vähemalt nii palju kui me teame, tundub, et ta oli kõige suurema investeerimismahuga kogudus. 3 aastat Paulus ütleb, ma olen teie juures olnud. Me ei näe, et ta oleks kusagil mujal olnud ühes kohas nii pikalt. Nende registrisse, vähemalt nii nagu meile tundub, võib kirjutada ka selle, et just Efesoses olles Paulus ütleb, et see kestis 2 aastat alguses, nii et kõik, kes Aasias elasid, nii juudid kui kreeklased, sai kuulda issanda sõna. Ja Jumal tegi ise äralikke vägevaid tegusi Pauluse käte läbi. See oli see, mis toimus Efesoses. Sealt rajatuna tõenäoliselt tõusid esile Smyrna, Pergamoni, Thyatira, Sardese, Philadelphia, Laodikeia kogudus. Need kogudused, millest räägib ilmutuse raamat. Me võiks jätkata seda ja Paulus veel ise ütles, kui ma lugesin seda teksti, mäletate, ma olen teile kuulutanud kogu Jumala tahtmist. Kui me loeme Efesose koguduse lugu, see on väga huvitav, et see, kuidas nad ka koguduse, üksikisikuna, aga see, kuidas nad kogudusena kogesid pühavaimu väljavalamist, oli midagi sellist nagu Apostlite tegude 2. peatükk päris alguses. Võimas register. No täiesti selline, et ega rohkem ordeneid enam ei ole võimalik rinda panna Uue Testamendi loajastus. Ja teate, see võib jätta sellise tunde, et nüüd ongi, see on tehtud. Me oleme võitjad ja nüüd kuni Jeesuse taastulekuni välja. Aga teate, kui me loeme seda teksti ja loeme nende koguduse lugu, siis me saame väga selgelt aru. Tegelikult see ei ole vaktsiin igavesse edusse või muutusteta mugavusse. Ja ma ei tea, kas teil on olnud vahest elus seda tunnet või seda tajumist, et ühel hetkel, natukese veel, pisut ma pingutan veel ja siis ma jõuan stabiilsesse kristlase ellu. Ja me arvame, et see tähendab seda, et siis ükski tuul enam minu häälepaelu krõbisema ei pane, siis ükski tee ei ole enam nii libe, et mina võiksin viuhti seljali lennata, siis olenemata sellest, millise relvastusega vägilased mu vastu tulevad, ma olen täielik bulletproof person, eks ju, ma olen selline kuulikindel isik. Ma tean, et kui ma seda sõnadesse panen ja välja ütlen, siis me kõik ütleme, oi, sellist elu ei ole olemas. Aga tegelikult ikka jälle me kristlastena ütleme, et Jumal, miks see niimoodi läks? Jumal, miks see niimoodi juhtus? Miks siis nüüd selliselt pidi minema? Ja see viib tagasi meid selle koha peale, et me arvame, et me saavutame oma elus mingil hetkel immuunsuse. Aga tegelikult seda ei ole Jumal kusagil lubanud, vaid ta on andnud meile tegelikult relvad. Et vaatamata sellele, kui libe on tee, vaatamata sellele, kui teravad on vaenlase relvad, vaatamata sellele, mis on mu tunne, meil on võimalik sealt läbi tulla ja läbi pressida. Ma tean, ma arvan, ma ei ole ainus, kes on oma elus kordi ja kordi küsinud, mis mõte sellel kõigil on. Oled sa kunagi küsinud seda küsimust? Ütle nüüd ausalt. Mina olen. Sa ei pea, aitäh, ma ei hakka nimesid nimetama, aga siin esimeses reas üks nendest vastas, et ta on ka. Ma ei tea, kas sina oled, mina olen. Ja mõnedel hetkedel on elus see tunne, et kas sellel ikkagi on mõtet, mida me oleme teinud? Kas sellel on Jumal mõtet, vähemalt sellel hetkel tundub, et see ohver, see panus on olnud suurem kui see benefit või see boonus, mis sealt on tagasi saanud. Ja teate, mind ikka julgustab see, et isegi piiblis üks kõige vägevamaid ülistusjuhte, Aasaf, 73. laulus ja 13. salmis küsib ka seda. Ta vaatab kogu elu ja ütleb, päris asjata olen ma hoidnud oma südame puhta ja olen süütuses pesnud oma käsi. Ma olen olnud löödud kogu päeva ja mind on nuheldud igal hommikul. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Tead,
kui sa vahest koged just seda oma elus ja võib-olla praegult on see hetk päris asjata, olema oma käsi hoidnud puhtana, nagu Asaf seal ütleb samamoodi, siis julgustagu sind see, et ka maailma üks suuremaid ülistusjuhte tundis nii. Aga julgustagu sind see, et ta ei lõpetanud seal ära, vaid ta jätkas ja ütles, et ma hakkasin mõtisklema, et sellest aru saada, kuid see oli mu meelest vaev, kuni ma sisenesin Jumala pühadesse paikadesse ja mõistsin nende otsa. Ja siis ta tuleb tagasi, ta parandab meelt ja saab aru, et see ei ole olnud mõttetu. Ja see tekst, mida ma täna lugesin sealt Apostlite tegude 20. peatükist, ma tahan sealt ühe sõna täna meile kaasa anda. Ühe sõna, mis mõttetuse muudab mõttekukseks, mis käega löömise muudab käesirutuseks, mis koha kätte näitamise negatiivses mõttes muudab koha kätte näitamiseks igavikulises mõttes. Ja see on huvitav sõna, mida Uues Testamendis kasutatakse 10 kordi ja see sõna on valvake. See sõna on valvake. Ja Jeesus kasutas seda peamiselt selleks, kui ta tuleb tagasi ja ta ütleb, et valvake, olge valvel. Ja teised Uue Testamendi autorid toovad selle voorusena esile ka meie igapäevasesse kristlikku ellu. Ja kui sa loed Uut Testamenti, siis kui eesti keelde on kirjutatud valvake, see ei ole alati kreeka keeles see üks ja sama põhi. Aga see mõte on kõikidel nii-öelda nendel baassõnadel seesama, mida võiks natukese laiemalt tõlkida, olge ärkvel, olge täielikult teadlikud. Ja nüüd ärge ajage segamini, see on täna popsõnad, et täielik teadlik olemine, see on selline mindfulness, et wow, ma olen täielikult kohal, siin ja praegult. Ja tead, ega aeg-ajalt peab seda ka ikka tegema, sest me oleme kogu aeg, eriti minusugune rahutu. Põhiliselt ma olen oma elust ikka paar aastat ees ja mõtlen, et mille pärast need jalalihased nii valusad on ja miks see elu nii lihtne ei ole, peaks nagu olema nagu tänases päevas äkki rohkem. Aga kui me räägime sellest teadlikust olemisest Uue Testamendi mõistes, siis tegelikult see võiks öelda, seal on nagu 3 peeglit. Ma olen väga teadlik Jumala armust, oma kutsumusest ja kuradi rünnakutest. Need 3 asja. Need on need, kui me räägime sellest teadlik olemisest, siis nende juurde ma tahan täna tagasi tulla. Aga enne veel, ma tahan igaks juhuks üle rõhutada, et kui me loeme piiblit, siis see valvamine ei ole mitte paranoialine, mitte magamine, ainult tablettide ja kohvi najal üleval olemine ja kogu aeg ringi trampimine. Ma pean kogu aeg valvama, sellepärast, et ma ei tea, kus kohast vaenlane tuleb. Kui sa loed Uues Testamendis seda sõna, siis see ei ole see, mida Pühakiri mõtleb. Mulle väga meeldib, kuidas koguja 11. peatükk ja 4. salm ütleb, et kes valvab tuult, ei saa külvata ja kes vaatleb pilvi, ei saa lõigata. Ehk et selles mõttes, kui me kogu aeg skaneerime seda füüsilist maailma, poliitilist olukorda, majandussituatsiooni, meie ainus selline perspektiiv on tuulikud või uued maksud, kes siis nagu, et nad töötaksid ja kes siis, et nad ei töötaks, eks ju, vabandust, Mattias siin, siis tegelikult piibel ütleb, et meie elu jääb seisma. Sest kui me ei külva, siis me ei saa ka mitte midagi lõigata. Et sellepärast piibel ei räägi mitte sellest, et me peame nagu rahutult kogu aeg kõikidele hinnanguid andma, vaid ennem kui valvamises saab minu praktiline teguviis, peab sellest kõigepealt saama alandlik mõtteviis. Ennem kui valvamisest, ennem kui sellest Uue Testamendi kontekstist nii olulisest sõnast saab minu praktiline teguviis, kuidas ma siis seda teen, peab sellest saama minu alandlik mõtteviis. Ja sealt on see, kuidas Jumala sõna ja püha vaim hakkab mind tegelikult juhatama, et ma võiksin olla valvel. Ja need 3 asja, mida ma mainisin, me korraks vaatame neid ja sa ise kuula püha vaimu, millisel nendest, aga võib-olla hoopis veel mõnest muust asjast ta tahab sind nagu edasi viia ja öelda, tõsi on, selles valdkonnas, selles sektoris seal on sinu elus üks auk, kust vaenlane saab käia sisse-välja. Ja sa pead olema teadlik, et see auk on seal olemas. Sa pead valvama ja siis tegema midagi, et see auk kinni panna. Esimene koht, Hebrea kirja 12. peatükk ja 15. salm ütleb nii. Hebrea 12.15. Taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha issandat ja valvake. Olge teadlikud, olge ärkvel on selle sõna, see nagu tegelik rõhuasetus.
ja valvake, et keegi ei jääks ilma millest? Jumala armust. Et mingi kibe juur üles kasvades ei tooks tüli ning paljud selle läbi ei rüvetuks. Et keegi ei oleks hooraja ega ka kõlvatu nagu Eesav, kes ühe ainsa kõhutäie eest andis käest oma esmasünni õiguse. Te ju teate, et kui ta pärastpoole küll tahtis pärida õnnistust, tunnistati ta kõlbmatuks. Ta ei leidnud meelepäranduseks kohta, ehk ta küll seda pisaratega otsis. See on minu jaoks Uue Testamendi võib-olla üks rängemaid kirjakohti. Tuleb välja, et mingitel hetkedel on tegelikult, kui me ei valva, jääda võimalik väljaspoole Jumala armu. Isegi siis, kui me oleme seda kogenud. Isegi siis, kui me oleme maitsnud. Ma tahan nüüd selle armu nii-öelda heas mõttes pooleks teha. Et üks arm on see, et vabatahtlik päästja Jeesus Kristus päästis meid, Urmab, ja kui ma näen, tuleb see särk meelde, siis võib-olla seda saab kustutada nii, et pane mingi veel radikaalsem särk selga, siis mul tuleb mingi uus tali, eks ju. Aga see on see osa armust, et ma olen kunagi saanud päästetud. Ma olen kunagi andnud oma elu Jeesusele ja lugedes Uut Testamenti, meie saame aru sellest nii, et ka seda armu on võimalik kaotada, aga ma arvan, et üldiselt peab selleks väga palju pingutama. Aga kui me vaatame, on olemas ka üks teine arm ja võiks öelda, see on see arm, mida Piibel õpetab, et arm on igal hommikul uus. Tänases moodsas keeles võiks öelda nii, et ma pean tänase armu igal hommikul aktiveerima. Ma pean selle tänase armu. See, et ma olen lepingus Kristusega, see arm on üks kord ja jäädavalt tehtud, nii nagu Hebra kiri õpetab. Ta on ühe korra jäädavalt meid lunastanud. Ma ei pea igal hommikul ärgates olema mures, kas ma täna olen päästetud või mitte. Kas ma tänasel päeval ikkagi on mul lootust igavikule või mitte. Me ei pea selle pärast muretsema. Aga nüüd see, mida Piibel ütleb, et igal hommikul on arm uus. Ja vaadake, siin on mõned märksõnad, mida Hebra kirja autor, tõenäoliselt Paulus kirjutab. Esimene asi, ta ütleb, taotlege rahu kõikidega pühitsust. Ja kui see perspektiiv meie elus kaob ära, ja ta ütleb varsti edasi, et mingi kibe juur ei kasvaks ega tooks tüli. Ehk et see on üks viis. Kui me ärkame igal hommikul üles, kas me nii-öelda aktiveerime selle osa armust, kas me oleme teadlikud sellest, et minu tänane armu kogemus sõltub sellest, kas ma annan armu inimestele enda ümber. Ja kes meist ei oleks selles eksinud? Kes meist ei ole selles pattu teinud ja olen tahtnud anda parema ja vasaku käega kinnise ja lahtisega ja ka nii nagu Arlan Kroll ütleb 5 teenistusega ja siis veel 5 teenistusega, eks ju. Aga siis tuleb meelt parandada. Aga see on, ma arvan, see üks koht, kus me peame nagu väga selgelt olema teadlikud, olema ärkvel, olema valvel, sest sellest aiaaugust tahab hinge vaenlane tulla ja röövida ära meilt selle pärandi. Ma istusin selle toreda Mirjamiga, kes selle kingituse tegi, ainult ühe korra ühe laua taga. Ja ta tuli tookord ja võttis välja need mõnusad pähklid glasuuriga ja ma sõin sellel nõupidamisel. Ütlesin, nii hea, täitsa lõppu ja ma olin ära unustanud, kui head need kommid olid. Ja mõne aja pärast ta leis meelde ja ta tegi mulle selle kingituse. Aga kui ma ei valva, siis varesed varastavad selle ära, tassivad laiali ja ma jään ilma sellest pärandist, mida Jumal mulle on andnud. See, kuidas ma suhtun inimestesse enda ümber, kas ma annan neile armu, sõltub sellest, kas igal päeval minu elu arm käivitub või mitte. Ja teine, mida siin Hebra kirja autor väga selgelt ütleb, on, et me ei oleks hoorajad ega kõlvatud nagu Eesav. Ja me peame endale aru andma, et me elame ka täna kõik eranditult ja kallid, ma saan öelda, kallid 50+ inimesed, sest ma olen 50 ja sealt üles. See ei ole mingi noorte teema täna. Noorte teema on ka, aga see ei ole ainult. Vaid tegelikult me näeme, kuidas see on üks maailma mõtteviis. Kui me ei suhtu inimestesse armuliselt või kui me lubame oma ellu tulla kõlvatust ja moraalsust, siis see on midagi, mis paneb ja asetab meid meie elus sellesse Eesavi positsiooni. Nii et oleme teadlikult, oleme valvel ja tegeleme nende teemadega. Teine asi, esimene oli see, me peame olema teadlikud Jumala armust. Teine asi, me peame olema teadlikud oma kutsumusest. Ja teate, see on nii tore, kui me vaatame Uut Testamenti, siis see kutsumus on mis asi? Piibel õpetab, ütleb, see on armuand.
kui me ei saa armuga hakkama, siis ka meie and ei tule esile, me peame valvama. See on täpselt seesama asi, mida Uus Testament just kreeka keeles ta kasutab, et kaaris, see on nii-öelda see arm. Arm sai avalikuks siis, kui kuningas tuli ja viskas almust. See ei olnud selline almus, et visati 10 senti või 3 eurot, vaid tollel ajal kasutati seda sõna siis, kui kuningas tuli ja viskas nii, et sa said elu lõpuni elada lõdva randmega ära ja sa ei pidanud enam kunagi tööle minema. Vot see on see sõna, kui me räägime arm või armuand. Ja Efesuse kirja 6. peatükk 18-20 salm ütleb nii. Paulus, võimas Jumala mees, vaatab oma elu, on tänulik nende kommide eest, mis on kingitud, aga saab aru, et mul on seal põõsa taga, just seal Sireli põõsa ja valgeklaari vahel üks auk, kust aeg-ajalt vaenlane tahab sees käia ja mu aeda riisuda. Ja sellepärast, mida ta ütleb siin? Ja palve anumisega, palvetage igal ajal vaimus ning olge selleks valvel kogu püsivuse ja eestpalvetega kõigi pühade eest ja ka minu eest, et mulle antakse arukust, kui ma olen avanud suu, julgelt teada anda evangeeliumi saladust, mille käskjalana ma olen ahelais, et ma sellest julgust saades hakkaksin rääkima nii, nagu ma pean. Paulus on väga võimas eeskuju. Ta ütleb, valvake, et te püsiksite oma kutsumuses ja annis. Kui hingevaenlane ei saa meilt ära röövida seda kindlust, et me oleme ise armu saanud, siis ta tahab ära roovida selle kindluse, et me anname seda armu edasi. Ehk et see minu kutsumus ongi armuand ja kui ma annan seda esile, siis see armuand saab tulla tegelikuks, nähtavaks, kogetavaks. Rahune maha, ole normaalne. Sa niikuinii teed juba rohkem kui teised. Sa oled nii palju juba elus marki teinud, aitab nüüd, ole vahest ka veidi mõistlikum. Saate aru, ma ei ole siin kuidagi kutsumas kedagi üles vaimulikuks kamikaatseks ega järgmine pühapäev saame kokku ja siis tegime nädalase võistluse, kes oli kõige veidram ja kes oli kõige kiiksuga inimesem, eks ju. Ei, ma ei kutsu selleks võistluseks üles, aga siin ütleb sõna väga selgelt, eranditult kõigil on antud oma and ja valvake. Kui Paulus tajus ära, et see on üks koht, kus vaenlane tahab tulla, need naabrivaresed tahavad tulla kommid ära röövida, siis kas keegi ütleb siin, Paulus, pehmoolid, minul seda muret ei ole. Ma arvan, et meil on kõigil põhjust öelda, Jumal, mis on see kutsumus? Ma küsin igal hommikul, Jumal, kas ma olen täna selle kutsumuse sees? Kas ma jooksen seda minule määratud võidujooksu? Ja kui ma tunnen, et ma ei jaksa, kas ma siis olen vabanduste otsija või võimaluste otsija? Lõpuks kirjutan kirja värskelt rajatud kogudusele ja ütlen, et palvetage minu eest ka. Ma ei tea, kui Paulus oleks teadnud, et 2000 aastat tsiteeritakse seda teksti ja siis arutletakse ja analüüsitakse, et see Paulus siis tundub nii julge poiss, aga miks ta siis jutlustada ei julgenud? Paulus ei kartnud seda, ta ei põdenud seda, sest olulisem häbist oli teadmine. Ma valvan. Sest kui ma valvan, siis need mured, mis Efesose kirjas ja Efesose kogudusele öeldi, et tulevad kiskjatundid, tulevad valeõpetajad, tulevad need, kes karjale armu ei anna. Kui ma valvan, siis need olukorrad tegelikult ei defineeri mind, vaid mind defineerib need, et kui need olukorrad on läinud, siis Jumala armust ma seisan ja minu maja püsib. Kolmas, mida siin Peetrus esile toob, on, mäletate, me peame olema valvel ja teadlikud, et Jumala armust, et see toimiks meie elust, meie annist ja kutsumusest, me peame olema valvel ja teadlikud, et me käime seda rada ja kolmas asi, me peame olema valvel teadlikud sellest, et sorry sõbrad, siin ei ole ühtegi erandit. Kõik me oleme kuradi märklauad ja ma tean, et see ei ole õige koht hüüda halleluuja ja mõned üksikud inimesed on võib-olla sellel teemal liiga entukad ja nad tahavad kogu oma elu jamad kuradi süüks ajada, oma laiskuse ja öisel valel ajal üleval olemise ja liigsöömise, kõik muud ka. Neid asju me ei pea tema kaela ajama, tal on piisavalt endal asju, aga 1. Peetruse kiri 5. peatükk ja 8. salm ütleb nii lihtsalt püha vaim, olge kained ja valvake. Teie süüdistaja kurat käib ringi nagu möörgav lõvi, otsides, keda neelata. Ta otsib, see on tema igapäevane ülesanne. Ta käib ja luusib minu elus, ta käib ja luusib sinu elus ja ta proovib hävitada meie elu.
Ikka jälle inimestega koos olles ma pean meelde tuletama, et teate, kuradi unistus ei ole, et sul oleks lihtsalt natukese kehvem. Kuradil ei ole lihtsalt unistus, no peaasi, et Debora see pühapäev kirikusse ei tule. Tal ei ole mingisuguseid nagu poolikasi unistusi, vaid siin öeldakse väga selgelt, ta kindel plaan on see, et ta tahab sind ja mind neelata. Ja nüüd ma ei ütle mitte seda hirmutamiseks, sest Piibel ütleb siin, teema vastu seiske kindlalt usus. Teades, et neid samu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas. Teema vastu seiske kindlalt usus. Kui me valvame, siis ta ei pääse meile ligi. Meie teadlik olek on see, mis määrab ära selle lõukoera keti pikkuse. Kui me oleme teadlikud, siis see kett on täpselt parasjagu nii pikk, et ta ei saa meil kintsu ammustada. Ta võib klähvida ja haukuda ja uriseda päris lähedal, aga ta ei saa meid ammustada. Aga kui me ei ole teadlikud, kui me lihtsalt loodame sellele, et aga me panime ju liikumisandurid. Meie vaksime ju kohalikule turvateenistusele. Ma vaatasin ja kuulasin selgelt üle Mart Metsala jutluse, siis ma vaatasin üle mõned teised jutlustajad, siis ma veel kuulasin mingid teised head saated ära. Seal ei öelnud keegi midagi, mida ma tegema peaksin. Järelikult ma elan ikka oma elu edasi. Tänu Jumalale selliste vahimeeste eest nagu Mart, nagu mõned teised. Aga teate, siin pühakiri räägib, et on meie elus need valdkonnad, kus ainult meie peame olema valvel. Mind tegelikult väga inspireerib see, kui vähe Jeesus õiendas oma jüngrite kallal. Kui me loeme, siis tundub, et põhjust võis olla palju rohkem. Aga tegelikult olid mõned üksikud korrad, kus Jeesus ütles, et miks te nii tegite? Üks vähestest kohtadest on Markus evangeeliumi 14 peatükk 34-38 salm. Loeme selle. Markuse 14, 34-38. Jeesus ütles neile. Te teate, nad on Getsemani jõudnud. Jeesus on oma missiooni lõpul. Mu hing on väga kurb surmani. Jääge siia ja valvake. See sama sõna. Olge teadlikud sellest olukorrast. Olge teadlikud Jumala armust, oma kutsumusest ja kuradi rünnakutest. Ja ta läks pisut teemale. Mulle nii meeldib see sõna. Teate, on aeg-ajalt see, kus Jeesus läks päris kaugele kohe. Jüngrid läksid paadiga minema, nad ei näinudki Jeesust. No ma saan aru, siis läheb libedaks, aga siin ta läks pisut kaugele. Pisut eemale, langes maa peale ja palvetas, et kui on võimalik, see tund läheks temast mööda. Ja ta ütles, Aba isa, sinul on kõik võimalik. Vii see karikast minust mööda, kuid ärgu sündigu see, mida mina tahan, vaid see, mida sina tahad. Ja ta tuli ja leidis jüngrid magamas ning ütles Peetrusele, kas sa magad, Siimon? Kas sa ei jaksa ühte ainuski tundi valvata? Valvake ja palvetage, et ei satuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. See on üks väheseid kohti, kus Jeesus heidab ette. Ja heidab ette sellepärast, et jüngrid ei tegelenud selle personaalse valvesüsteemiga. Ma tegelikult üldse ei heida neile ette, sest et kui nüüd Mart mind peaks kuskilt nägema, siis anna andeks Mart selle näite eest. Aga mis on Mart Metsala võrreldes Jeesus Kristusega veel? Kui sa käid mitte lihtsalt valguse tee koguduses, vaid sa oled Jeesuse Kristuse enda koguduses. Ja kui tema läheb eemale ja palvetab vaikselt, poisid, siis võib ju käed risti panna ja puhata. Ta palvetab ju meie kõikide eest. Mida iganes ta ütleb, inglid tulevad tiibades, ahinades, meil on kõik chill ja grill, eks ju. Aga ei, võt siin oli midagi, kus isegi Jeesus ei saanud jüngrite eest teha. Ja see oli see teadlik olek, see oli see valvel olek. Mitte närvitsemine, mitte rahmimine, mitte teiste paika panemine. Aga see valvel olek, et ma ei langeks ära Jumala armust, et ma oleksin jätkuvalt oma kutsumuses. Ja ma arvestaksin sellega, et tegelikult tahetakse mind kogu aeg ära neelata. Tahetakse, et ma lõpetaks, et Jumala parim ei tuleks minu kaudu esile. Tahaksin öelda, et mõned ajad on lihtsamad, mõned ajad on raskemad. Aga tegelikult me elame täna selles maailmas, võiks öelda ikkagi vastutuult liikuvas situatsioonis. Ja sellepärast ma julgustan sind. Seesama, mida Paulus kirjutab siin Efeslastele 20. peatükis, ütleb, ma olen varustanud teid kõigega. Ma ei ole mitte midagi teile ütlemata jätnud. Mina, sõbrad, olen kindlasti jätnud palju ütlemata. Ma lohutan ennast sellega, et teised pastorid samamoodi. Me oleme igaüks oma Anniga, midagi on meie tugevus, midagi on absoluutselt meie nõtrus. Aga püha vaim ei ole mitte kedagi teist, kes te olete oma elu andnud Jeesusele, saatnud olukorda, mille jaoks ta ei ole meid ette valmistanud, mille jaoks ta ei ole meid varustanud. Ükskõik, kuidas me ennast tunneme, ükskõik, mida me arvame,
Aga nüüd meie roll, nii nagu Paulus seal kirjutab, olge valvel, olge teadlikud ja hea kogudus. Head sõbrad, kes ei ole ka Karmeli kogudusest, kui sa vaatad meid, see on minu üleskutse täna meile kõikidele, et me näpistaksime ennast, päris valusasti näpistasin ennast, aga tead, päris hea, mul on täna teine teenistus järjest, et äratas üles, täpselt seda tuleb teha endalt. Mis see siis oli? Hebra 12:15. Kui ma ei anna armu inimestele, kui ma ei ole armukülane inimeste suunas, siis võib juhtuda, et see arm katkeb minu enda suunas. Kui ma ei aktiveeri igal hommikul selle päeva uut armu, siis tegelikult ma ei ole valvel enam. Ma pean ikka jälle meelde tuletama, mis on mu kutsumus. Võitlema selle nimel, aga kui tarvis, ütleme avalikult, hei sõbrad, kas te palvetaksite minu eest? Ja muideks ma julgustan, see on üks võimalus. Kindlasti, kui te saate, tulge kohale ka 11. esmaspäeva õhtul. Ma tean, et ega see on niisugune suveaeg, kes teab veel, äkki see ongi see viimane päikesepaiste, mis üldse tuleb. Ma ei tea, võib-olla ongi viimane päikesepaiste. 12. paistab ka päike, õigus. Siis on mu tütre pulmat, meile see kokkuleppe taevaga. Aga 11. tule kohale. Kell 6 on siin. Klausil on väga põnev and, aga kui sul on personaalne vajadus, siis meil on lepitud kokku Klausiga, et ta on kella 3-6 valmis ka personaalselt teenima. Aga selleks tuleb Helina juures ennast registreerida, kuna me muidu ei saa. Kui sul on näiteks see koht, kui sa tead, et sul on seal aias mingi auk ja sa oled nagu mina, ma mäletan nii hästi. 94. aastal ma olin kaitseväes, me olime Koplis. Ma pidin öösel valvel olema, automaat oli seljas, päriselt. Ma olin kuulnud neid lugusid, aga ma polnud ise kogenud. Ma ühel hetkel mõtlen, kuidas ma siia sain? Jeerum. Ma saan aru, lume peal on jäljed, ma olen ise kõndinud, mul on relv, aga ma tõesti, ma ei mäleta päris pikka aega oma sellest ööst. Sellepärast, et jalad käisid, aga ilmselt kogu olemus magas. Ja kui sul on mingi selline valdkond, siis sa võid ennast Helina juures registreerida ja sa võid tulla ja olla, sest et Jeesus on Jeesus ja ma kuidagi ei ütle, et Klaus on Jeesus, üldse mitte. Aga igal ühel on omad annid, igal ühel on oma detailid, mida Jumal on talle andnud ja see on nagu nii põnev, et mida Jumal võib selliste inimeste kaudu teha. Nii et sõbrad, Jumal on kutsunud meid sellesse aega ja ta ei ole kuidagi eksinud meie suhtes, aga ta teab ka, et me suudame oma võidujooksu joosta võidukalt siis. Me saame oma kommid kätte, me saame oma õnnistused kätte siis, kui me oleme valvel, kui me oleme teadlikud armust, annist ja ka kuradist. Amen. Amen.